Tere! Ilusat päeva teile! Kohtusime siis täna nii nagu varem oli kokku lepitud ja öeldud tervishoiu osapooltega, tööandjatega ja meedikutega, et rääkida natuke lahti siis need otsused, mis valitsuse poolt kolmapäeva hilisõhtul said pärast mitu nädalat kestnud üsna intensiivseid arutelusid langetatud. Ja eks peab ütlema, et isiklikus vaates juba septembris 2015, kui ma sellesse ametisse asusin, ühe esimese prioriteedina tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse otsuste tegemine sai plaani võetud. Ja viimase pooleteise aasta jooksul kindlasti ka olulisim töö olnud. On võtnud palju aega, ka valitsus pidi vahepeal vahetuma, aga lõpuks oleme me need otsused kätte saanud. Haigekassa või tervishoiu laiendatud suurem tulubaas, mis arvestab nii rahvastiku vananemisega kui ka sellega, et Eesti inimesed saaksid kiiremini arsti juurde. Need otsused on lõpuks tehtud. Viimase 2 nädala jooksul küll on töötunde olnud rohkem, umbes 2 korda rohkem kui unetunde, aga sest ei ole midagi. Oluline on, et see oluline otsus on langetatud. Ma arvan, et see on tervishoiu valdkonna kõige olulisem otsus vähemalt viimase 10 jooksul, kui mitte rohkem, ja kindlasti avaldab mõju vähemalt järgmise 10 jooksul, kui mitte rohkemaks. Ja ma tänan ka häid partnereid, osapooli selle eest, et me oleme küll vaieldes, aga siiski püüelnud ja liikunud ühe eesmärgi suunas. Ja ka partnerid on olnud mõistvad selles osas, et poliitilised otsused on võtnud kauem aega, kui ideaalis oleks tahtnud. Tänaseks on need otsused käes ja nagu ütlesin laua taga, nii ütlen ka siin, et meie ühine vastutus on nüüd näidata Eesti inimestele, et täiendav lisaraha, mis järgmist aastast suuremates hulkades tulema hakkab tervishoidu, tõepoolest kasutatakse ära hästi mõistlikult niimoodi, et Eesti inimesed saavad selle tulemusena paremat arstiabi. Ja minu poolt kõik. Aitäh! Kindlasti ma ühinen ministriga nendes sõnades, et küll vahepeal ka eriarvamusi lahendades, aga oleme siiski suutnud päris hästi koostööd teha ja mina arvan ka ja tunnustan kindlasti valitsust ja minister Ossinovskit selle eest, et tervishoiule ja eelkõige siis patsientide jaoks väga oluline otsus on tehtud, mida me oleme oodanud väga pikki aastaid, oleme seda taotlenud, oleme seda nõudnud ja selle nimel ka pingutanud, et see otsus on nüüd tehtud. Tervishoid on väga oluline valdkond, seda on kõikidele inimestele mingil eluhetkel vaja ja loomulikult tervishoiutöötajad ja arstid pingutavad selle nimel, et tõepoolest patsientide olukord paraneks. Küll tuleb öelda seda, et kahjuks sel aastal on see olukord jätkuvalt keeruline ja järgmised paar aastat siin, kui rahavood hakkavad suurenema nii-öelda järk-järgult, et ega see asi siin lihtne ei saa olema ja kindlasti ei saa loota, et need järjekorrad nüüd paugu pealt ja 1 aastaga kaovad, aga selles suunas me kindlasti tööle hakkame ja vähemasti eeldused selleks on olemas, et veel kord kuidas see oligi, et üks arst olla öelnud, et pärast haigekassa loomist on see kõige suurem samm Eesti tervishoius. No ma nõustun sellega. Mul siin ausalt eelpool kõnejatele lisana on juba natuke keeruline. Ma tahaks ka öelda, et kunagi Tartu lihakombini direktor Ulp ütles, et toiduainete
tootmine pole pooltki nii meeldiv protseduur kui nende tarbimine ja me tegelikult siin laua taga kõik vist kujutame päris hästi ette, et see, mida me täna siin räägime, et selle taga on päris palju niisugust tööd, mida võib-olla teised inimesed ei taha teha ja mõned isegi ei taha näha. Aga niimoodi asjad käivad ja seda tervishoiu täiendavat rahastamist ei ole arutatud ju mitte selle palgakokkulepete või ja siis ütleme, lihtsalt nagu raha küsimise mõttes, vaid seesama meie ravikindlustusmudel baseerub ju sotsiaalmaksul ja selle tähelepanu juhtimine on juba ammu, üle 10 aasta tagasi Eesti juhiti tähelepanu, et selle mudeli oluliselt väljakutseks on siis, kui tööealine elanikkond hakkab vähenema, et siis see mudel vajab täiendavat rahastamist. See ei ole Eesti jaoks unikaalne, see on ära proovitud ja reaalselt ka täiendava rahastamine kaetud näiteks Saksamaal, kus see mudel pärit on. Ja ka selle otsuseni jõudmine tõesti on võtnud pikalt aega ja mina omal ajal, kui me neid erinevaid skeeme on välja pakutud, siis Eesti otsus on seekord jälle kõige ratsionaalsem. Ma omal ajal ei uskunud, et see poliitiline otsus on võimalik siduda tegelikult siis pensionäridega ja nende poolt täiendava riigipoolse maksena, aga see, et see tehtud on ainuõige ja pädev lahendus, sellepärast et need rahalised riskid täpselt just sellisena liiguvad, et paljudes riikides on sarnased otsused tehtud, näiteks Saksamaal on tehtud läbi selle, et on laste eest hakanud riik täiendavalt sissemakseid tegema või on püütud ka siduda näiteks seda mingisuguse täiendava maksega, aga see lahendus on minu meelest riigimehelikult tehtud õigesti, see on põhjust eeldada, et see lahendus võiks töötada pikki aastaid ja loomulikult tervishoiusektori ja haigete inimeste jaoks ta annab kindluse, et tulevikus võiks asi minna paremaks. Mina tahaks ka tänada tunnustada kõiki inimesi, kes siin on olemas, neid, kes on siia panustanud, kes ei viibi hetkel saalis ja ma olen päris kindel, et kui minister viitas, et me peame näitama kollektiivselt, et see tulemus on inimeste jaoks ka mõõdetavalt hea, siis seda õnnestub ka teha. Aitäh! Palun kiirabist. Ma tahan tunnustada sotsiaalministrit selle eest, et ta on tegelikult poliitiliselt lahendanud väga keerulise küsimuse. Ta on toetanud tegelikult eestlaste iseolemise ühte väga strateegilist osa ja see on arstiabi kättesaadavus. Ja ma arvan, et Kiirabiliidu ja erakorralise meditsiini arstide seisukohalt tahan ma eriti rõhutada seda, et selline uus rahastamisviis võimaldab tegelikult siiski tagada normaalse arstiabi kättesaadavuse, mis vabastab tõenäoliselt ka kiirabi ja erakorralise meditsiini osakonnad täiendavast survest ja see on tegelikult vahetu tulemus, mis võiks juba järgmisest aastast oluliselt paraneda ja suur aitäh selle eest. Tänada meie noort valitsust eesotsas härra Ossinovskiga, kes on meie süsteemis kõige olulisem isik. Ja ega mul siin eelnevatele suurt lisada ei olegi, võib-olla ütleks selle lause, mis ma ühes intervjuus ütlesin, et kui valitsuses on noored terved mehed, siis neil on ka järelikult mõistus terve. Ja aitäh veel kord. See võiboolest mulle, et me seda arutasime tõepoolest, et mismoodi nüüd me kollektiivleppega edasi lähme. Loomulikult on see osapoolte otsus, mitte minu või Sotsiaalministeeriumi otsus. Aga nii nagu varem oleme riigi poolt öelnud, nii kordasin ka täna, et vastav palgatõusu raha ehk siis kate kollektiivlepingul on rahalises plaanis haigekassas olemas, broneeritud ja me oleme valmis tegelikult järgmisel kolmapäeval haigekassa nõukogus selle palgaotsuse ära tegema ja vastavalt siis päev hiljem ka valitsuses selle kinnitama. Juhul, kui selleks ajaks kollektiivleppe saab sõlmitud, siin osapooled peavad veel konsulteerima, kui kiiresti nad seda teha saavad. Aga põhimõtteliselt tagasiulatuvalt 1. aprillist eelkokkuleppe kontekstis siis sõlmitud kokkuleppe siis nendest numbrites, palganumbrites on meile jätkuvasti aktsepteeritav, rahaline katte on olemas ja me oleme valmis liikuma kohe, kui osapoolte vahel siis kollektiivleppe on sõlmitud.
just sellepärast, kuna neid surveid tekib igalt poolt ja nii nagu rahandusminister ütles, et erinevate ministeeriumite rahalisi lisataotlusi oli umbes €500 miljardi ulatuses, mis jäid rahuldamata, siis loomulikult on surve suur ja kasvav ja seda enam on oluline, et haigekassa tulubaas oleks eraldi seaduses ära fikseeritud, ehk siis see ei oleks eraldi nii-öelda poliitiline valitsuse otsus, kus on võimalik siis võtta tervishoiult ühel või teisel aastal raha ära ja suunata teistele kuludele. Ja see oli loomulikult ka viimaste päevade üks olulisemaid debatte, et saada tegelikult siis otsuseks mitte ainult seda, millistes summades me lähiaastatel tervishoidu täiendavalt panustame, vaid ka see, et me teeme seda seaduse teel siis tulubaasi laiendades ja see on tänaseks valitsuse otsustatud, see otsus on ka fikseeritud, nii et see on kindlasti väga oluline, ehk siis järk-järgult, nii nagu need numbrid siin näitavad, hakkab lähiaastatel siis täiendavalt seaduse alusel tulema haigekassasse lisavahendeid ja see hoiab ja kaitseb seda siis tulubaasi ka võimalike poliitiliste riskide eest, et näiteks mõnel kevadel, kui raha on puudu, laekumised on kehvemad, võiks keegi mõelda, et võtaks tervishoiust järsku need rahad ära ja paneks kuskile mujale, nii et see on tegelikult ääretult oluline, et see tulubaas saab olema seadustatud ja sellisena ka kaitstud. Ei, loomulikult on selge, et me räägime seaduse mõttes tänas on ju 13% töötavate inimeste siis palgast ja teisest küljest räägime siis 13% mittetöötavate pensionäride pensionist. Nüüd, kui suur on töötavate inimeste palk, sõltub sellest, kuidas majandusel läheb ja loomulikult, kui on majanduskriis, siis ka tulud langevad ka haigekassa tulud, see on arusaadav, nii et see, mis siin tahvli peal on loomulikult prognoos, arvestades teadaolevaid siis riske, juhul kui tööhõive peaks langema, palgad peaksid kasvama vähem, siis muidugi ka selle tõttu selle võrra ka vähemaks vahendeid jääb või ka vastupidiselt, kui palgad peaksid kasvama kiiremini, nagu nad olnud tegelikult viimastel aastatel alati olnud. Seal esimeses reas on ka näha, et võrreldes siis kolmveerand aastaga majandusprognoos andis tegelikult veel 20 miljonit eurot juurde tervishoidu, ehk siis täna olemasoleva tulubaasi sees umbes 20 miljonit siis tuli juurde lihtsalt sellepärast, et laekumised paranesid, sest palgad kasvasid prognoosist kiiremini. Nüüd, mis härra Kõrgvee ütles, mis on väga oluline selles kontekstis, et pensionäride eest panustamine seaduse kaudu, seadusliku tulubaasi laiendamise teel, tegelikult suurendab haigekassa tulude stabiilsust. Sest kui majanduskriisi ajal palgad langevad, tööhõive langeb, ehk siis laekumised haigekassasse vähenevad, siis pensionäride eest panuse puhul pensionid ei lange. Ehk siis nad võivad mitte tõusta kriisi ajal, aga nad ei lange ja see tähendab seda tegelikult, et meil on siis ka palju suurem tulude stabiilsus haigekassas võrreldes näiteks 2009. aastaga, kui tulud kukkusid kolina. Pärast, et valitsuse tasandil on see tegemist ühest taskust teise tõstmisega, see, mida valitsussektori riigieelarve strateegias kokku pannes, tegelikult vaadatakse primaarselt on valitsussektori struktuurne tasakaal ja valitsussektori struktuursesse tasakaalu läheb nii haigekassa kui ka töötukassa. Nii et kas neid kulusid tehakse siin või seal, nende kulude maht põhimõtteliselt peab olema ikka sama suur. Ehk siis kui me võtame nad haigekassast välja ja kulutame selle sama raha ära töötukassast, siis riigi vaates ei ole absoluutselt mitte mingisugust vahet. Õige on see, et seal on lihtsalt rohkem reserve, mis võimaldaks rahavooliselt seda paremini ära teenindada. Aga teisest küljest sellel plaanil on ka oma miinused ja sellepärast me seda ettepanekut omalt poolt ka ei teinud. Kui me räägime näiteks tööõnnetusega seotud haigushüvitistest, siis seal on oma loogika olemas, näiteks nende sidumisest töötukassaga ja võib-olla tulevikus seda ka arutatakse. Aga kui me räägime üldhaigestumistest, näiteks nakkushaigustest, viirushaigustest, siis nende menetlemine läbi töötukassa on topeltkoormuse tekitamis. Kogu informatsioon sellest, et inimene on haige, tuleb meil tervishoiusüsteemist. Kui väljamaksed toimuksid töötukassa süsteemi kaudu, siis me peaksime tegelikult topelt neid andmeid liigutama ja seal puudub igasugune mõte selle alternatiivse menetlusskeemi kokkupanemisel. Sealt ei teki mingisugust uut sünergiat ja see lihtsalt suurendab bürokraatiat ja rahalises mõttes see tegelikult ei päästa.